Tervist kõigile, mina Reijo Kesa, Kohvener ja räägin siis soojuspumbast küll, aga mitte selles laiemas mõttes, mis on kõlanud läbi eelnevatest ettekannetest, vaid natukene kitsamalt, ehk siis kortermaja võtmes. Kuna enamik Eesti maalasi elab kortermajades, siis puudutab see neist väga paljusid. Kortermaja köetakse siis kas kaugküttega või mõne muu vahendiga, aga see küte jaguneb siis laias laastus kaheks. Põhiküte ja teine on see vaba soojus, mida annavad inimesed ise oma elutegevusega, nende poolt kasutatav elektrienergia ja loomulikult päike, mis paistab eriti aknast sisse ja seda kaudu kütab meie maja. Soojus aga läheb majast välja ja mina puudutan nüüd seda osa, mis lahkub siis kortermaja, milleks on circa 1/3, kui rääkida kortermajast. Ja pean silmas kortermajade all rohkem selliseid vähemalt 30 korteriga alates sellise suurusega maju. Väga väiksed majad on natukene spetsiifilised, seal on mõistlik asju lahendada vähe teistmoodi. Ja ventilatsiooni soojuspump on siis minu täpsem teema, kuidas seda taas kasutatavat energiat rakendada. Kuna soojuspump ise läheb keldrisse, siis on tal vaja abimeest, kes toimetaks katusel ja korstna juures, kus siis see ventilatsiooni õhk majast väljub. Ja see on hea materjal, sest ta on aastaringselt 21-22 kraadi päris korraliku niiskussisaldusega, nii et omab piisavalt energiat, et sellest siis hea tulemus saada. Mina räägin konkreetselt Built-Bit-süsteemist, analoogses süsteemi on välja töötatud Eestis rohkem, kõik nad töötavad, aga antud näide on siis konkreetne Built-Bit versioon. Ja ventagregaat, ventilaator, filter, soojusvaheti, ventilaatorit on niikuinii vaja, ventilatsioon tuleb välja ehitada majas tsentraalselt niikuinii, sellepärast et õhk peab liikuma kortermajas ainult ühes kindlas suunas, pääsema sisse läbi fresh-rockide, siis mis on igas toas, läbima esiku ja väljuma köögist, sansõlmest läbi ventšahti. Kui kasutada teisi lahendusi, siis võib hakata liikuma ühest korterist teise ja iga keegi ei vaja neist naabri värsket õhku. Seega puudutab minu ventilatsiooni siis teema koos nüüd selle soojuspumba teemaga neid kõiki, kuna õhk on väga oluline ja asjad on omavahel seotud, sama värske õhk ja kütmine. Kuna me oleme ju põhilise aja ikkagi siseruumides ja paraku eriti nõrga tervisega vanemad inimesed on seal veelgi rohkem neist tavavanematest. Loomulikult võib võtta kortermajale siis nii-öelda klassikalist lahendust soojuspumbaga sooja välisõhust, puuraukudest, maapinnast, veekogust, kas või heitveest. Aga see oleks siis nagu lisaküte ja Tallinna majad on ju seotud seadusega, kaugküttega, et seal ei pruugi see üldse mõistlik olla. Ja kohtades, kus
siis kaugküttetrassid ei pruugi varustada maju piisavalt edukalt. Aga tulemus on siin näha konkreetselt Sõpruse 202 Tallinnas kõige suurem projekt praegu, mis on täide viidud siis renoveerimisel. Ja siin on tegelikult on kolm tulpa, aga põhiliselt on ikka 2 tulpa, roheline ja sinine. Ehk siis roheline näitab seda, kui palju on ostetud kaugküttest energiat ja sinine, kui palju on toodetud siis soojuspumpadega ja kuude lõikes eelmisel aastal, alates siis juuni, juuli, august, september, oktoober, detsember. Ehk põhimõtteliselt sellest ventilatsiooni õhust on võimalik saada natuke palju energiat, mis paneb tõsiselt mõtlema, kuidas katta ära see ülejäänud osa, kas siis kaugküttest või lokaalselt või on äkki mõni variant veel. Ja see pilt näitab nüüd veelgi ilmekamat, mis võib juhtuda nende kaugkütte tootjatega, kuna tarbimine väheneb. Kui nüüd kõik majad ideaalis jõuavad nii kaugele, et on renoveeritud täielikult ja ka väga edukalt, ehk siis kasutades kõiki võimalusi, mida annab kortermaja puhul praegusel hetkel mõistlikult teha, siis see osakaal, mida võetakse kaugküttest, väheneb väga palju. Keskmiselt võin väita, et kui soojustagastusega ventilatsiooni kasutada, siis väheneb kaugkütte vajadus kusagil poole võrra. Kus efekt juurde, kui veel maja soojustatakse hästi, siis mis juhtub. Ja üks moment veel, et energiasäästu saab ka ventilatsiooni korrastamisega läbi selle, kui teha mehaaniline kontrollitud ventilatsioon korrusmajja. Sellest eriti palju ei räägita, aga see omab päris suurt väärtust. Ja siin on näha nüüd jällegi Sõpruse maja näitel, et katusel on siis 3 agregaati ja kehvis siis 3 soojuspumpa ja need annavad küttesse vett, soojavett tehakse ja soojavett tsirkulatsioon on selline 3. artikkel veel, mis on väga oluline sooja tootmiseks. Siin on pilt sellest ülemisest osast, siis ventilaator, filter ja nagu näete, siin on hästi palju igasuguseid kollaseid kastikesi, kus sees on numbrid. Ehk siis jõuan nüüd sinna, et soojuspump töötab, soojuspumpast on kasu ainult siis, kui ta töötab ja mitte et lihtsalt töötab, vaid et ta töötaks optimaalsel režiimil. Ja on võimalik nüüd saada päris häid näitajaid, et kusagil 40 kraadi on siis keskmine pealevoolu temperatuur küttes siin renoveeritud majades ja see on päris hea soojuspumbaga, millest ka need suur kasumlikkus. Läbi interneti loomulikult käib tänapäeva siis juhtimine. Põhimõtteliselt ongi see sama Estlin tehnosüsteemide juhtimiskeskus. Meie pakume konkreetselt siin Omani automaatikat ja selle kaudu saab siis kättpulsil
kus iganes. Ehk siis enam ei pea katlamaja ja lõhnavõrkude tööd juhtima mitte soojussõlmest, vaid laua tagant mugavast kontorist. Loomulikult juhtima peab üks inimene, jälgida võivad kõik, aga selleks energiahalduriks võiks olla kompetentne inimene, kes valdab teemat või siis korteriühistu sõlmib meiega lepingu, sest esimene aasta on kortermaja puhul eriti oluline, kuna pärast renoveerimist siis küttekõver vajab korrigeerimist pidevalt. Toimub ju maja kuivamine ja inimeste tarbimisharjutuste siis fikseerimine selle küttekõvera korrigeerimisel. Siin jällegi numbrid ja mitte ainult megavatt-tunnid, vaid ka siis eurod. Näiteks siis 1. jaanuarist alates selle aastal kuni eilse päevani on tulemus niisugune. Ostetud kaugküttest ja siin on nüüd toodetud siis kütet ja soojavett soojuspumpadega ja kõik siis kokku. Ja siin on ka nüüd elektrikulu, siin saab igaks juhul arvutada, kui kasumlik on soojuspumpadega selle energia tootmine. Ja rahaline võit pea 3000 eurot. See on nüüd reaalne tulemus, keegi enam ei pea arvama, skeptikud siin vaidlustama, et ikka ei ole ja ikka Tallinnas on teistmoodi kui Paides. See on nüüd tänapäevane reaalsus. Loomulikult siin on nüüd hindadele ka, et elekter on 12 senti kilovatt-tund ja kaugkütte 86. Kuna automaatselt on kõik juhitav, siis on võimalik panna soojuspumbad ka selles mõttes optimaalses režiimis tööle, et arvestada seda, kui kallis on selles regioonis elekter ja kui kallis on kaugküte, ehk siis see teine kütteallikas, mida tarbib see suur korrusmaja. Ja elektrist rääkides, siis järgmine samm on tegelikult elektri tootmine see omas korrusmajas, et katta ära seda elektrikulu, et siis see asi oleks veelgi tõhusam. Kiirelt, käisin korrusmaja läbi. Nii, see on siis see näide, kuidas kaugkütte tootmisest ja ülejäänud jääksoojas ära kasutada säästlikult majakasuks ja numbrid räägivad iseenda eest, et kas on küsimusi? Palun. Mul on kohe küsimus, et seal on ära see rida saab kohe selle hinnavalkulatsiooni juures, et valitsussüsteemi maksma läinud, ikka peale seda amortiseeritakse ja palju selle hoolus. Et üritaks sellest ka aru saada. Okei, ma hakkan lõpus pihta. Hooldushaldus, ütleme haldusleping, kusagil 60 € kuu. Ja filtrit tuleb vahetada. See on põhimõtteliselt jooksev kulu nüüd aastas. On seda oma filter. Seda tihemini tuleb vahetada, mida rohkem tehakse korterites remonti ja rohkem lastakse seda ehitustolmu sinna üles. 1000 € aastas võiks olla see kulu. Ja rohkem midagi. Maksumus on siiamaani olnud nii, et täpselt nii palju, kui on saadud seda säästu, sama palju suurenenud siis maksekoormus, siis kui võtta klassikaliselt selle 20 aasta peale võetakse laenu, kasutades ära 35% riigi toetus, siis on nii-öelda asi tasakaalus põhimõtteliselt. Väiksed erinevused võivad olla, olemata kui hästi maja nüüd siis teha väga hästi kui tavaliselt. Nii palju veel, et ütleme, kui tavaliselt soojustatud, tihendatud, isoleeritud ja soojustagastusega ventilatsiooniga majas võrrelda nüüd väga hea majaga, nagu oli see õppuse 2x2 näide, siis 10 kraadi on
küttevee temperatuuride vahel. Ja üks näide veel, et kuni 0 kraadini välisõhu temperatuur põhimõtteliselt kaugkütte oli kinni, toitsid ära soojuspuhanud, ehk siis selle olemasoleva vaba soojuse arvel põhiliselt. Ja kuna sisekliima on läinud mõnusamaks, inimeste elu on läinud paremaks ja kõik teavad, et võivad julgelt vabalt elektrit kulutada, kallist elektrit, vabalt duši all käia, seda rohkem on meil soojust, mida saame taas kasutada, seda kasumlikum see kõik tegelikult on. Ei pea koonerdama kokku hoides. Nii, palun. Ikka vana viis, tähendab, suures kortermajas ei ole mõistlik lahendada mehaanilist sellist süsteemi, kus on ka mehaaniline sisse. See läks liiga keeruliseks ja ilmselt füüsilist ei mahu ka mai ära. Loomulikult seda teemat võib arendada, aga see kõik läheb keerulisemaks ja kallimaks. Siis tuleb hakata võib-olla ka peale maksma. Nii, Sven, palun. Mul oli küsimus. Kas ikkagi reaalselt on võimalik saada see number, et kui ma võtan selle kaugküttest maksaks nii palju ja ma võtan selle kaugkütte pluss see arvestas, siis kõik informatsiooni kulud on olemas, mis megavatit siis? Tähendab, sellel me ikkagi ei saa mõelest. Okei, aga palun vaata siis ainult seda numbrit, kus on megavatid. Näita. Ainult megavatid, jah. Vaata eurosid, aga vaata ainult megavatid. See on reaalne. See on megavatid, sõltumata sellest, mis on maksab megavatt. Kas seal hinnas on siis arvestatakse sellest keele maksnud ka? Ja siin on megavatid, siin ei ole hind, siin ei ole raha. Ja palju koostis kulu, aga väga laiad vastus küsimus, et palju on selle megavatis koostis kulu? Kui inimene enne maksis kütte eest näiteks reaalselt 50 eurot korteri kohta, tal tuleb välja praegu. Täpselt nii palju, kui suureneb siis laenumakse. Sama palju väheneb siis küttekulu. Inimese jaoks on midagi. Põhimõtteliselt. Aga inimese jaoks muutub see, et ta saab maja korda. Tema elu läheb paremaks. Elamistingimused korda tegelikult eeldab, et see koos kokku oli eelkõige kui sellest asi on kompleksne. Kõige efektiivsem, tegelikult kõige suurema ja odavama säästu annab ventilatsiooni lahendamine. Aga ventilatsioon tuleb vaata teha koos küttega. Ja sinna juurde tuleb soojustus. Ja isegi meil on nüüd näide, kuna me monitoorime päris palju maju, siis toon ka näite sellise, et kui inimesed arvavad, et hakata nüüd ventileerima, hakata tõmbama seda külma õhku sisse majja, et me jahutame maha, meil tohutu energiakulu siis kasvab. Tegelikult see ei ole nii. Vastupidi, kui võtta ventilatsioon kontrolli all, sellepärast, et eriti hull on majades, kus on loomulik ventilatsioon, siis just praegusel tänasel päeval, sest kindlasti kõik paljud mäletavad, tähendab, kui meil kööti korralikult ja majad olid suht hõredad, siis ju oli meil hästi kuiv, siis oli tegemist üleventileerimisega. Praegu pakasega on ikkagi loomuliku ventilatsiooniga majades liiga suur energiakadu läbi ventilatsiooni. Ehk konkreetne näide siis üks maja, siis 2 veebruga 22 korterit, 9-kortne Tallinnas soojustati ja inimesed arvavad, et väga väike küttekulu on, šeškape ka ei ole pandud ja kõigil on väga hea, arvavad, et hoiavad tohutult kokku. Siis teine maja kõrvale Õismäel, kus on siis mehaaniline ventilatsioon soojustavatusega peal, ventileeritakse iga päev, kogu aeg, kõiki kortereid tulutatakse küttekulu väiksem. Kogu aeg enne. Küsiks lihtsalt ühe küsimuse 4. reas. See 12 senti ja 80 euri, tegelikult see on siis 8 senti.
et ma arvasin, et see erinevus on ei, see on 8, siin on vahasti jah kirjas, et üks on kilovatt-tund. Jaa, kui arvutada, ma sain, et kui sentideks teha ja kilovattideks see viimane number, siis saame 8. Kas tõesti ainult 1/3 on vahe? Või ma arvutan valesti peale? Mitu senti maksab 1 kilovatt-tund soojust? On see 8? Jah, 86. 8 senti ja 12. Polegi nagu vahet. Vanast oli öine elekter, päevane elekter, 1 kopikas, 2 jah, kopikas. see sõltub nüüd konkreetselt kohast, seesama lõppnumber sõltub sellest, kui palju sul kusagil kaugkütte. Jah, ma lihtsalt mõtlesin, kas ma tõesti arvutan valesti peast, aga nii see on. Seda elektrit võib ise toota. Jah. Et ilmselt varsti on tulemas üks objekt, kus hakatakse paneelidega tootma ka elektrit. Ütlesite, et see laenumakse ja soovimise maksumuse vahe tasakaalus. Kui üks laenuperiood võib seaduse nõustada, seda seaduse iga lisandaks. Soovispuhvad töötavad väga pikka aega. Loomulikult iga asi, mis liigub, see kulub, aga nad toodavad kasumit. Ja paraku kaugkütte hind pidevalt tõuseb. Selles mõttes me ei tea, mis edasi saab, aga tendents näitab, et väga mõistlik on see. Seal on vaja sisuliselt kasutada remonti. See aeg on suurusjärgus 10 aastat. Pigem on nende soojuspuhkudega nii, et kui see mingi aeg on möödas, siis juba praegu on võrreldes 10 aasta vanuste soojuspuhkudega on siiski tehnoloogia on edasi arenenud, et ta varaneb moraalselt ära, et ta täis pätti läheb või kuidas sellega on. Kokku hoidus nii palju, et on saanud laenu tagasi maksta, et kui on võtnud uue laenu, nagu eelmisest ettekandest kuulsite, Stockholm on jäänud soojuspumbad, kütavad tervet linna. Miks nad seda teevad? Mis asi nii vilets on, lagunevad, pätti lähevad, töötavad. See külmkapp ju, kellel on, võib-olla minul on veneaegne külmkapp töötab küll. Veneaegne külmkapp, see kristall, see töötab tead igavest. Väga hästi töötab. See viid kojust suvilasse, töötab seal ka, tõstab kuuri taha, seal ka töötab. Kes tahab rohkem teada, siis